täna ma tahaksin rääkida ärevusest. Et ma olen seda teemat puudutanud paaril korral juba, aga pigem mingis muus kontekstis. Ja kuna praegune aeg on üsna ärev ja inimesed on pöördunud minu poole sellega, et nad tunnevad ennast ärevalt, nad ei saa võib-olla magada, siis mõtlesin, et räägiks sellel teemal natukene pikemalt seekord. Niisiis ärevus. Kust tuleb ärevus? Ärevus tuleb siis, kui me tunneme hirmu ja ebakindlust. Ja praegune aeg arusaadavalt on tegelikult selline, kus paljudel inimestel on hirm ja paljud inimesed on kaotanud võib-olla töö või siis oma sissetuleku oma äride näol ja tunnevad seetõttu ebakindlust. Ja sealt siis tingituna on ka see ärevuse tase suurem. Mida ma soovitan teha, kui sa tunned ennast ärevalt? Või isegi kui sa ei tunne väga ärevalt, siis ma arvan, et sa leiad siit videost mõne hea nipi. Tegelikult päris paljud coachid ja õpetajad viimasel ajal räägivad sellest, aga minu number 1 soovitus on teha meediapaast. Ja olen seda ise teinud ja kogenud. Ma tegelikult olen ma võiks öelda, et ma olen peaaegu paastul olnud aastast 2011. Et aastal 2011 ma läksin meediapaastule ja kõigepealt see kestis 9 kuud ja see ei olnud tegelikult väga teadlik valik, et kui ma läksin tol ajal lihtsalt ära elama, ma olin Kesk-Ameerikas ja kui ma olen kuskil ära, siis ma tegelikult niimoodi Eesti uudiseid igapäevaselt ei jälgi. Ja seal ka, eks mul oli oma elu, ma ei olnud huvitatud, et ma jälgin päeva uudiseid Eestis ja sealseid uudiseid ma ka ei jälginud, seal oli hoopis teistsugune elu džunglis. Ja nii see läks ja siis ma avastasin mingi hetk vist keegi, ma ei tea, kas mu ema või sõpradest keegi midagi mainis, midagi, mis toimus. Ja siis ma läksin, ma ei olnud juba 6 aega vähemalt uudiseid vaadanud, läksin korraks Google meediaportaali ja avastasin, et seal olid ainult halvad ja väga halvad uudised. Neist ükski tegelikult otseselt minu elu ei puudutanud. Ja kui ma neid olin ära lugenud, siis ma tundsin tegelikult, et automaatselt mu selline rahulolu tase nagu muutus. Et ma muutusin ärevaks. Ja julgen täiesti öelda, et tegelikult tõesti, et mul meediapaast kestabki nüüd siiamaani. Sellest on juba siis ligi 10 aastat. Et ma praegusel ajal aeg-ajalt jälgin, aga ikkagi väga minimaalselt, võib-olla kord nädalas. ja võin ka öelda seda, et tõesti, see, mis praegu meedias toimub, mina kutsun seda täiesti vaimseks kuriteoks. Et tegelikult sellisel moel niimoodi raiuda kogu aeg inimestele suurte numbritega panna siis nakatunuid ja surnuid ja ma ei tea, mis nagu, et see lihtsalt mõjub sinu närvisüsteemile, et isegi kui sa arvad, et sa ei ole mõjutatav, täpselt nagu mõned inimesed ütlevad, et need ei mõjuta reklaam. Tõesti, mõjutab ikka küll. et sellepärast mina soovitan täielikult ennast sealt eemaldada ja võib-olla leppidagi siis, et okei, et 1 päev nädalas ma vaatan, mis seis on, või siis kui sul on mõned sõbrad tuttavad, kes leppida nendega kokku, et lihtsalt teavitavad sind, et kui on mingi oluline muudatus, mis nagu sinu elukorraldust mõjutab. Et siis sa tead sellega nagu arvestada. Ja vaata, kuidas sa ennast pärast seda tunned. Ja tegelikult sa oled oma selles eluruumis ja toimetad asju ja kui sa ei ole just börsimaaker, siis sa tõesti ei pea iga päev jälgima seda, et mis kuskil on toimunud. Et väga vähesed elukutsed, ma arvan, on sellised, kus sa pead olema iga viimse detailiga kogu aeg kursis. Ja üks asi on siis kindlasti meediapaast. Minu jaoks on see nagu kõige parem asi. Vabandust, kes on ajakirjanikud, aga tõesti nii see on. Ja siis teine asi, mis ma ütleks, on müra. Müra üldiselt lärm. Seal all, eks osaliselt oli siis ka see infomüra, et see väga palju mõjutab meid. Aga siis üleüldse selline, et nagu
püüda leida rohkem rahu ja vaikust. Ja jällegi, ma saan aru, et kellel on väiksed lapsed kodus, et siis see on võib-olla midagi sellist, mille peale te kõva häälega naerate. Naer on muideks väga hea. Aga siiski ma leian, et igal inimesel on võimalik leida seda rahu ja vaikust kas või pool tundi või 45 minutit päevas. Olgu selleks siis kas või, et lähed ja jalutad ja sa ei pane samal ajal kõrvaklappe pähe ja ei kuula midagi muud ja ei kuula muusikat ka ega mitte midagi, vaid sa oledki nagu rahus ja vaikuses ja kõnnid näiteks looduses ja pigem kuulad hästi detailselt, keskendud, kuulad linnulaulu, kuuled, kuidas tuul puhub ja oled lihtsalt seal selles hetkes. Et see jällegi lõdvestab sind ja ühel hetkel hakkad sa võib-olla mõtlema ja mõtisklema rohkem kui sellisel hirmubaasil, vaid pigem nii-öelda loominguliselt. Ja eesmärk ongi, et tegelikult see vaikus toob meid siis välja sellest sellisest ärevast tuletõrje olukorrast ja kui me hakkame nagu mõtlema ja mõtisklema, ilma et meil oleks surve kogu aeg midagi teha, midagi öelda, midagi kuulata, siis hakkavad ka head ideed tulema. Et sa lähed nagu sellesse voolamusse. Jällegi, proovige. Kolmas asi kindlasti on sport, et liikuda, on täpselt nagu ma enne ütlesin, et liikuda kas või looduses, teha mingit füüsilist, tantsimine väga hea, samamoodi seks, üldse puudutused, et kuna siin jälle praegu propageeritakse, et ärge ennast üldse keegi kuhugile vastu minge, siis tegelikult ikka kallistage. See on hästi oluline, et samamoodi aitab siis püsida nagu vaimselt korras sel ajal, kui niimoodi on. Ja lisaks meediale ma tegelikult soovitan ka minimeerida igast sellist nagu filmide vaatamist. Looge ise oma elust film. Tehke midagi, mis on nii äge, et see on teie film. Et ma ei ütle, et ei peaks üldse mitte midagi vaatama, aga et ma tean, et paljud inimesed non-stop on kuskil Netflixis ja vaatavad iga päev midagi, mitut filmi. Et see on nagu jälle natuke selline teise inimese elamine. Kui te saate aru, mis ma mõtlen. Et ela ise ägedat elu. Ja tunne, et see on sinu elufilm. Siis sa ei pea kogu aeg nagu panema energiat sinna, et vaatad teiste oma, mis teised teevad. Mis veel? Muusika on mul ka veel kirja pandud. Et siis muusika, mida te kuulate. Et muusika kindlasti rahustab ja tihtipeale öeldakse, kuulake muusikat, mis teile meeldib. Et tegelikult on ka nii, et teile võib meeldida väga erinev muusika, et lihtsalt mainin ei taha kritiseerida, aga tegelikult meid rahustab ja meie vibratsiooni tõstab ikkagi selline kõrgema vibratsiooniga muusika. Ehk siis on kasulik kuulata klassikalist muusikat. On kasulik kuulata mantraid, ise laulda mantraid. Et kui sa kuulad sellist mingit metal, trash, ma ei tea, mis need stiilid on, siis see tegelikult süvendab sinu neuroosi ja ärevust ja ma ei tea mida kõike. Et see ei vii sind kuidagi kõrgematesse vibratsioonidesse ja sellisesse rahumeelsesse heaollu. Et vali hästi hoolikalt, mida sa tarbid ja sama nende filmide koha pealt. Et kui sa ikkagi vaatad nagu vägivaldseid filme, siis jällegi, et see ei vii sinu elu rahumeelsemaks. Et vali väga hoolikalt, mida sa tarbid. Ja siis on loomulikult harjutused mõned. Et üks asi kindlasti, mis alati ärevust vähendab, on hingamine. Sest kui me oleme hirmunud, on mingisugune situatsioon, siis me tegelikult hingame hästi linnaveaselt või ei hinga üldse. Unustame vahepeal hingata, hoiame hinge kinni.
samamoodi me tõmbame oma kehakrampi, midagi teeme või nuputame ja siis sa märkad, et su keha on krambis. Ja siis ma soovitan hästi palju tegeleda sellega, et jälgida oma keha ja mida sa pingule tõmbad, mis on sinu koht, mida sa pingule tõmbad, et tihtipeale need õlad on ju, et siis sa lihtsalt iga natukese aja tagant hingad sügavalt välja, hingad sinna õlgadesse ka ja lükkad nad jälle alla. Ja sa võid 3 minuti pärast avastada, et nad on jälle üleval ja siis jälle lõdvestad ennast alla. Et see on selline asi lihtsalt, mis võidki mõelda, et täna ma teen sellise päeva, kui ma kogu aeg ma vaatan, kuidas ma hoian oma keha, kuidas ma hoian oma nägu ja lõdvestan. Ja see toob sellise kohalolu sulle, et sa oled tõesti oma kehas kohal ja märkad, mis seal toimub. Ja tegeled sellega aktiivselt, et see on täiesti võimalik teha samal ajal, kui sa kirjutad e-maile või teed mingit muud tähtsat tööd. Et lihtsalt teha iseendaga kokkulepe, et sa pöörad tähelepanu sellele. Ja siis muidu sügavad hingamised, eks, sellest ma olen rääkinud, et alati selline on, mis automaatselt lõdvestab meie keha ja lõõgastab meid. Lisaks on mitmeid hingamistehnikaid, mida ma oma joogatundides õpetan. Samamoodi joogaasana praktikaid, mida võib teha enne magama minekut, et saada omale parem uni. Kui sul on huvi, siis lihtsalt küsi. Ja siis ma näitan ühte harjutust täna, mis on selline, mis tegelikult momentaalselt peaks sind lõdvestama. Et väga hea on teha õhtul enne magama minekut, kui sa tunned, et sul on raskusi magama jäämisega. Et sa oled pikali selili ja sirgelt, eks, ja siis paned käed kukla taha ja oled otse selili ja siis pöörad oma silmad, ainult oma silmamunad, eks ole, et põhimõtteliselt sa ei pööra pead kindlasti. Nii kaugele, kui sa saad, vaatad paremale ja vaatadki nii kaugele, kui sa saad pingutatult. Kuniks tuleb peale haigutus või mingi muu selline kerge värin võib tulla, mina hakkan haigutama, ma juba see väike pööramine ajas ka haigutama. Ja see on märk, et sa oled nüüd sealt poolt lõdvestunud. Ja siis pöörad silmad teisele poole, pea jääb paigale ja vaatad vasakule. Ja samamoodi hoiad seniks, kuni tuleb haigutus. Ja see harjutus töötab meie siis uitnärviga on eesti keeles, vaagusnärv. Ja proovige. Ja võt, nii palju siis ärevusest. Olge vähem ärevad kindlasti, olge rõõmsad, naerge palju, naer aitab ärevuse vastu. Ja kohtume järgmine nädal.